Tere tulemast Valguse looja kanalile. Täna teen teile sellise huvitava suhtedünaamikal teemalise ladumise, kus me küsime, kas sellel suhtel on arengut ning vaatleme ka siis erinevaid blokeeringuid. Panin teile valmis siis 3 erinevat gruppi ja valiku tegemisel on täna abiks siis sellised poolvääriskividest tehted. Esimeseks valikuks on siis mäekristalli ning roosa kvartsi kombinatsioon. Teiseks valikuks on siin tiigrisilm, laavakivi ning hematiit ning kolmandaks valikuks kuukivi koos mäekristalliga. Kui vaja, võta hetk aega, pane video pausile ning tunneta, milline grupp sulle kõige paremini sobitub ja siis tee oma valik. Aga alustame siis tänase kaardi ladumisega. Ja esimeseks valikuks täna meil siin siis ongi selline ilus indliga käevõru. Nii, ma segan sulle siis kõigepealt mõned tarokaardid. Mõtle sellele inimesele. Nii, kõigepealt sulle tuleb siin siis karikate rüütel. See tähendab seda, et ta on valmis liikuma, ta on valmis tegutsema ja tema tunded on kindlasti siirad, ehedad, et karikate rüütel tähistab sellist romantilist ettepanekut ja sa kindlasti võid oodata seda siis nüüd lähitulevikus, sest siin on hästi selline tugev liikumisenergia, milleks on siis kaarik, et ta võib-olla siis kas siis, ma ei tea, liigub sinu suunas, reisib sinu poole. Siin on selline tegutsemise energia. Kaarik muidugi ütleb ka seda, et oluline on justkui elule õige suund anda. Et siin ees on siis nii must kui valge ratsu. See tähistab ka valikuid ja valikute tegemist ning edasi liikumist õigel suunal. Et kuidagi sind soosib progress, sind soosib edu ja sa oled nii-öelda sõiduvees. Vaatame veel. Tuleb kaart, mis võib vihjata siin sõnumi tulekule. Baasid on sõnumi toojad ja õhuelemendi baas tähistab sellist selgust, soovi selgust luua. Samas siin võib olla ka natukene sellist kõhklemist või kahtlemist, et justkui keegi vaatleb, hoiab sul silma peal. Kas siis vaatleb sind läbi sotsiaalmeedia, võib-olla siin testitakse, kas vesi on soe, kas vesi on külm, kuidas edasi minna. Et see kaart natuke räägib ka sellisest valvsusest või ettevaatlikkusest siinkohal. Nii, võtame veel paar kaarti. Kindlasti jääb raskem aeg siin selja taha. Et mõõkade kuus ütleb sulle siin seda, et sa liigud uude kaldasse ja sa teed seda tasa ja targu. Nii-öelda sa seljatad mingid vanad raskused, see nii-öelda valgus seal tunneli lõpus on olemas. Sa kuidagi tahad liikuda väga puhtalt edasi, justkui keerata sellise puhta lehekülje ja liikuda siis kergustesse. Kindlasti on olnud siin mingit laadi erimeelsuseid või raskuseid, mis nüüd saavad siis seljatatud. Nii, võtame ühe kaardi veel. Selleks on siis ka maaelemendi kuninganna. See on siis emotsionaalselt küps naisterahvas, kellel on oluline tema töö, tema kodu, tema mündid. Tal on oskus ka sellist nagu küllust endale ligi meelitada. Aga mis siis selle naisterahva puhul on oluline, et ta on väga hästi maandatud. Ta on väga heas nii-öelda ka sellises sisemises rahus, iseendaga rahul. Väga positiivne kaart siin. Ja see võib tähistada ka sellist nagu soovi rohkem pühenduda, sellist suuremat sorti vundamenti, et see on väga hea endaline tasakaalu ning maandamisega seotud siis kaart siin. Siin on siis rüütel, siin on kuninganna, nad tegelikult vaatavad üksteise poole, võib-olla küll natukene see naisterahvas on selle pilgu hetkel eemale suunanud, aga ikkagi nagu see liikumissuund tundub nagu õige, et see meesterahvas liigub selle kuninganna suunas. Siin on see täidetud armastuse karikas, ta võib olla natukene uje, võib olla natukene selline võib-olla poeetiline, siin on sellist nagu soovi ikkagi ka romantilisi tundeid nagu jagada,
aga rüütel pole võib-olla nii küpse energiaga kui kuningas, aga kindlasti tema kavatsus on ehe, siiras, heatahtlik, et sellesse ei pea nagu kahtlema. Et mis siis selles suhtedünaamikas siin toimub, siin on hetkel nagu selline soov, et liikuda ikkagi edasi, teha muutuseid, et soosiks nagu progress, oleks nagu edasiminekut, mis võib olla blokeeringuks, siin on nagu võib-olla mingisugused olnud mingid laadi konfliktid, mis nüüd tuleks nagu siis seljatada täielikult. Ehk siis jah, see mõõkade kuus räägib, et mingid vanad raskused jäävad nüüd selja taha. Vaatame siia siis ka romantikainglitelt soovituskaarti esimesele grupile. Et kindlasti on siin jah, selles suhtes näha seda arengut, seda esimesele grupile ma julgen öelda. Ja anna selle suhtele võimalus, on siin siis selline ilus paar, kes on siis kaitstud inglitiibadega. Tööta selle partnerluse nimel. Kui sa soovid, et see suhe areneks edasi positiivsemale rajale, siis kindlasti proovi mõelda, mis on selles inimeses head, mis on tema positiivsed jooned, et keskendu ikkagi headele külgedele. Ja võib-olla siin on soovitus ka võib-olla natuke rohkem nagu tunnustada või tunnustust jagada, et tekiks selline nagu kerge hea energia teie vahel siis. Aga selle partnerlusega siin ikkagi soovitatakse tööd teha, et selle suhtel on väga hea perspektiiv või potentsiaal, kui mõlemad töötavad siis selle partnerluse nimel, kui siin on ühised soovid. Siin on tõelised tunded. Ja need tõelised tunded väärivad jagamist. Ja need on nagu väärt taaselustamist. Võtame ühe kaardi veel. Kvaliteetaeg on ka oluline, just kui selline teisele pühendumine, oma aja jagamine, pühendumine. Et kuidas siis siin on võimalik siis teostada midagi selliselt, et jah, et siin on oluline mõista, et panustada ka ikkagi seda aega ja tähelepanu, seda energiat. Midagi koos ette võtta, midagi koos ühiselt teha, kus te nagu tunnetegi seda kvaliteeti just sellest teise seltskonnas aja veetmisest. Väga ilus tegelikult ladumine praegu siin esimesele grupile. Selles suhtes on väga hea potentsiaal edasi minna, edasi liikuda, luua tugevamat sorti vundament. Siin on tõelised tunded, siin on soov justkui tõesti romantilisi tundeid ka jagada. Midagi on väärt taaselustamist, taasloomist ja ka teise seltskonnas aja veetmine on tegelikult siin hetkel ju teemaks. Vaatame siis ka nii, võtame kõigepealt inglitelt ühe soovituskaardi sulle. Ära peatu, aeg edasi minna, edasi liikuda. Just kui saad selle märgu anda, et nüüd on aeg minna edasi, nüüd on aeg luua selline tõesti soodsam tasand, platvorm selles suhtes, andagi sellele suhtele ikkagi võimalus. Praegu pole aega justkui alla anda, jätka siinkohal tõesti oma liikumist, justkui lootuse, unistuste või plaanide poole. Sa oled kindlasti õigel teel ja peaksid nägema peagi siis ikkagi neid tulemusi, kui sa jätkad seal samal kursil. Väga oluline on siinkohal tõesti endale kindlaks jääda ja endasse uskuda. Ära loobu, kuna teised hirmutavad sind või ei näe sinuga päris sama nägemust, sest neil ei ole alati tõesti sama vaatenurka. Et sina peaksid ikkagi siinkohal kuulama oma südant ja järgima oma südame tarkust, on ju. Et see on nüüd siis ikkagi soovitus sulle siin inglitelt. Nii, võtame siia siis ka haldja soovituse. Eluenergia läheb kindlasti paremasse voolamisse. Et siin on imekaunis selline päikesesära või päikesesära õnnelik haldjas, on ja, kes toob sulle palju elu andvat energiat. Ta tuletab meelde, et laseksid oma valgusel särada ja tooksid varjust valguse kätte kõik, mis vajab ka tervendamist.
Võib-olla midagi veel on varjatud või mis vajab veel tervendamist, aga kui sina särad täies hiilguses, siis see sinu eluenergia on niivõrd ülevoolav. Sinus on nii palju sellist ka, ütleme, elutarkust, seda jagada kõige puhtamal kujul ja sinus on ka see šarmantsus sära täpselt nii, nagu see kaart tuleb sulle siin ütlema. Et võib-olla päikesepõimiku aktivatsioon ja sinu ellu tuleb taaskord see naeratus, elurõõm just ka selle suhte osas. Ära peatu. Nii, ja võtame siis siia ka minu enda kaardidest soovituse. Vaatame, mis siit tuleb. Sul on imeline keha, mis soovib poputamist, armastusküllane ja hoitud lähenemine on koolimine iseendast, tee järgmine samm, armastad tervislikumat eluviisi. Ja selline tervislik elustiil, eluviis hoiab sind ka sellisel heal kursil. See tähendabki seda, et sa väärtustad iseennast ja ka enda füüsilist keha. Nii, võtame siit veel kaardi, milleks on siis selline ilus sõnum sulle siin, et usu maagiasse, kõik on võimalik, ainsad müürid on vaid sinu peas, armastus on võimsam kutse sellel planeedil ja sina oled osake sellest. Et esimese grupi ladumine tegelikult tahab sulle öelda siin see kaartide kombinatsioon seda, et sa oled õigel kursil, sa oled õigel rajal ja kui sa annad sellele suhtele võimaluse, siis siin on võimalik koos luua. Siin on võimalik koos aega veeta, siin on võimalik mingit laadi vanad raskused nii-öelda seljatada. Siin on ilus paar, on siis see karikate rüütel ja müntide kuninganna ja siin on näha seda liikumist, edasiminekut ja progressi ja ära peatu selles mõttes, isegi kui teised ei näe sama nägemust või teised sind siis kuidagi pidurdavad või takistavad, sest sina järgi ikka enda südametarkust. Nii, aga selline tuli siis esimese grupi ladumine, sina, kes sa valisid selle puhta mäe kristallini roosa kvartsiga käevaru ja see ka justkui tähistab seda, et sinu ellu tuleb see selgus ja puhas tõde ja tõde justkui ka armastuses. Nii, aitäh sulle siis esimene grupp. Aga liigume edasi järgmise valiku juurde ja täna meil siis teiseks valikuks on selline hundiga käevaru. Hunt sümboliseerib sellist lojaalsust, truudust, kindlasti ka sellist suuremat sorti kaitset. Võimalik, et ka väeloom hunt on oluline. Nii, siin tuleb eraku kaart. Selles suhtes võib olla praegu eraldatus või selline teineteisest eemaldumine. Kuid samas siin toimub justkui ka selline sügavamal tasandil südame aktivatsioon, justkui oskus näha ka varju poolt, minna süvitsi mingite teemadega, mis vajavadki sellist suuremat sorti sisekaemust, vaatlust. Tegelikult siin on siis küll see erak, aga see latern seal pimedas näitab justkui teed. Tuleb sulle siis ka müntide baas, baasid on sõnumitoojad, no müntide baas vihjab sellisele läbimõeldud sõnumile, sellisele nagu järgmisele sammule, teadlikule sammule. Midagi veel vajab siin tasakaalustamised teie vahel, on ju. Et siin on siis ka see müntide 2, et siin võib-olla on siis žongleeritud mitme valiku vahel või kuidagi siin on olnud sellist võib-olla ka sisemist segadust, et midagi vajab siis balansseerimist, tasakaalustamist, mingisugune otsus, mis vajab siis tegemist. Et siin on ka siis justkui sellised yin ja yang energiat lähevad paremasse balanssi, justkui ka sinu enda sees, on ju. Siin on ka see number 8, mis sümboliseerib siis küllust ja külluse voogu ja kindlasti ka sellist, ütleme jah, suhte tasandil siis seda, et te olete nagu omavahel nagu seotud, et siin on mündil justkui 2 erinevat külge, 2 erinevat poolt ja need mündid on siis tegelikult omavahel seotud. Siin on ka siis baasikaart taaskord, milleks on siis tulebaas. Tulebaas on natukene sellise intensiivsema energiaga kui siis müntide baas, et ta võibki siis, kui ma vaatlen seda kaarti,
kaarti, nii natukene nihutan seda käevaru, et siin on siis justkui sellisele vanale nagu siis käega löömist või et ma alustangi uuesti, ma loongi uuesti, ma teengi selle esimese sammu ja siin on ka sellist nagu motivatsiooni. Siin on üks kassikesed tähistavad ka sellist natukene sellist isepäisust või, aga see tähistab ikkagi edasiliikumist. Siin võib tulla siis tõesti selline sammuke, siin on tõesti mitu kaarti, mis räägivad sõnumist või sõnumi tulekust. Kui sul on praegu eraldatus, siis midagi hetkel tasakaalustub teie vahel ja see inimene plaanib tulla sinuni sõnumiga päris kindlasti. Nii, võtame veel ühe kaardi. Ja kui ta tuleb, siis ta tegelikult ilmselt tegutseb päris intensiivselt. Siin on siis tuleelemendi rüütel. Tulerüütel on kiire tegutseja, temas on väga palju kirge, temas on väga palju motivatsiooni, kuid siin on natukene sellist ka võib-olla nagu elumehelikku energiat, et võib-olla siin on sellist kirge, aga tegelikult ta on sellise natukene veel poisikese staatuses või poisikese energias, siis see rüütel, nii ma tajun. Vaatame edasi, võtame tulerüütel muidugi on siis tulemärk, milleks on siis jäärlõvihambur, lihtsalt mainin ka selle tähemärgi sulle siin hetkel ära. Romantika ingrid teed sulle soovituse, vaatame, mis siis öeldakse selles. Tegemist võib olla sinu hingesugulasega, jah, tema on sinu hingesugulane, et siin on kaart, mis räägib siis sügavast hingelisest lõimumisest, hingesugulusest ja siin on tegelikult väga kaunis paar, kes nagu toetub teineteisele, kes mõistavadki teineteist, kes nagu loovadki koos. Siin on ka seda harmooniat ja ühtsustunnet tegelikult. Et väga ilus sõnum sulle siin, selle hingesugulase näol. Et võib-olla sa oled ka ise tajunud, et tegemist on sügava hingelise lõimumisega. Tähtis on ka selline vabadus või vabanemise energia ja justkui anda teineteisele tõesti ka sellist hingamisruumi, et võib-olla siis ikkagi see tulerüütel on üsna selline nagu, tal on oluline võib-olla ka vahest tõesti väljas aega veeta ja oma sõprade seltsis aega veeta. Ta on võib-olla selline hästi nagu ka seltskondlik, tal on oluliselt ka sellised nagu seiklused ja ta nagu tahab ka aeg-ajalt tõesti seda hingamisruumi ja sellist ka tervislikku hingamisruumi. Et võib-olla siin on midagi usaldusega, usalduse küsimus, mis vajab teil võib-olla natukene tervendust. Siin on tõesti väga tugev ka füüsiline tõmme teineteise poole. Selline tohutu kirglausa, et selline kaart ka siin siis tuleb praegult läbi. Okei, et selles mõttes, et mis siis need kaardid siin ütlevad? Et siin on võib-olla hetkel teil mingit laadi seisak või eraldatus, aga see inimene plaanib nagu teha järgmiseid samme, ta proovib sinu suunas liikuda. Siin toimub kindlasti mingit laadi progress, siin on ka selline tasakaalustamine ja siin on väga palju kirge. Siin on väga tugev ka selline seksuaalenergia, selline tugev tõmme teineteise poole, lausa selline magneetiline tõmme. Aga samas on ka nagu justkui soov ikkagi kogeda ka sellist nagu vaba hingamisruumi. Et selline kaart ka siin, et võib-olla keegi on olnud kas natukene liiga kontrolliv või on näidanud üles sellist kas siis suuremat sorti kontrollivajadust, sest siin meil ikkagi on see nagu soov justkui tõesti selle vabaduse või hingamisruumi järele. Ja suhtes tegelikult, et suhe nagu toimikski hästi, olekski mõistlik, kui mõlemal partneril on siis ka sellist iseseisvust ja hingamisruumi piisavalt, tegeleda ka oma hobidega, oma tegemistega ja teha seda tõesti vabalt, et sellised soovitused sulle siin siis. Vaatame siis siia samamoodi nagu eelmisele grupile ühe siis kaardi inglitelt ja haljatelt. Ja, vaatame kõigepealt siis inglitelt. Okei, nüüd tuleb 2 kaarti ja ma arvan, et nüüd on põhjusega. Kindlasti siin on romantika.
siin on suuremat sorti lõimumine. Nii, ma võtan natukene siit täpsemalt juhiseid, mis selle kaardiga tahetakse sulle öelda. Et väga tähtis suhe on tulemas või tuli äsja sinu ellu. See on armusuhe, mida oled oodanud. Igas suhtes võivad olla ühtlasi ka tõusud ja mõõnud, aga ära lase nendel ennast heidutada või omaga enesekindlust siinkohal raputada. Usu, et armastus tuleb sinu ellu, et ka sinna jääda. Kui sinu küsimus oli praeguse suhte kohta, siis sa võid oodata siinkohal partnerite vahelist taas lähenemist ja ka varasemad lahkarvamused siis nii-öelda kaovad ja tekib siin siis selline suuremat sorti usaldus. Kõigis suhetes on nii-öelda need kõrgpunktid ja madalpunktid. See kaart viitab ka üles liikumisele, mis viib sind uuele pühendumisele ja ühtlasi ka sellisele intiimsusele ja intiimsuse tasandile. Vaatame ka, mida tähendab see kaart ebatõenäoline, sest see kaart siin kõrval võib ikkagi rääkida sulle sellest, et võib-olla asjad ei lähe päris nii, nagu sina oled mõelnud või sina oled tahtnud. Et nii, nagu sina oled ette kujutanud. Võib ka juhtuda seda, et tegelikult asjad toimuvad teistsugusel viisil või toimuvad teistsugused sündmused. Ja siin ei pea nagu keskenduma ainult sellele konkreetsele olukorrale, et siin võib ka tulla alternatiive või alternatiivseid valikuid. Et inglite soovitus on ka see, et sa avaksid siinkohal oma silmad justkui kõikidele võimalustele. Ehk ole valmis kogemaks midagi ainulaadset ja võib-olla ka veel paremat. Et siin on soovitus selle kaardiga minna ka hästi suurde usaldusse elu vastu, et sa ütled universumile aitäh, kas see või midagi veel paremat, et just, et see hingesugulane ja hingeline lõimumine on sulle väga-väga siis nagu oluline ikkagi see sügav hingeside. Ja võtame siia siis ka väljakaardi. Et sa ei pea nagu teadma kõike samme, kõike lahendusi on selle kaardi siis jah, ikkagi selline lisatähendus, et usu ja usalda, et see suhe saab toimima või tuleb su ellu sellisel kujul, et see soosib sind. Väljakaardist tuleb looduse märgid, et pööra siinkohal tähelepanu õhkõrnadele sõnumitele, märkidele. Loodus räägib meiega pidevalt ja hoia siinkohal oma süda ning meeled alati avatud. Ehk siis ära siis alahindla seda, kui universum sind tahab juhatada või sulle mingit laadi siis sõnumeid siis saata. Et need on just nagu sulle. Väga ilus kaart sulle siin ja võib-olla sulle siis ka soovitus, et aega rohkem looduses veeta või ennast kuidagi rohkem maandada ja hoidagi tõesti oma meeled alati avatud ja elada ka avatud südamega. Ehk siis teise grupi ladumine, võib-olla siin on see lahti laskmise teema ka, et siin on soovitus, et ikkagi anda see hingamisruum, anda sellele inimesele justkui ka see vabadus, et kui tegemist on sinu inimesega, õige inimesega, siis ta naaseb nii ehk naa sinu ellu. Et sa pead minema hästi suurde usaldusse, mis võib-olla tundub sulle väga suur nagu katsumus siinkohal, aga sa väärid seda hingesugulase suhet väga pühendunud tasandil kindlasti. Et usu, et see on võimalik. Et selline tuli siis teise grupi ladumine. Et mis siin jah, siis võib olla see blokeeringuks ongi see, et võib-olla tõesti see vabadus või kellelgi on soov või kellelgi on nagu hirm justkui ka võib-olla oma vabadus kaotada või ennast nagu suhtes kaotada või siin võib olla natukene selline, inglise keeles on see avoidant, sellist tüüpi inimene, kes kardab pühendumist, on ju. Et see võib olla siin siis blokeering, et sina võib-olla proovid nagu üle pakkuda, üle anda, jagada, aga sellel inimesel on veel midagi tervendamisel
võib-olla tema lapsepõlve haavad, mis on seotud siis selle pühendumisega või hülgamisega. Lihtsalt mainin selle siis ära, mis siit ka natukene siis välja tuli, et aga sinu soovitus on jah, usaldada elu kulgu, voogu ja tunnetadagi, mis on sulle õige. Väga sügavalt siis. Nii, ma loodan, et sul läheb selles suhtes kõik hästi, et kõik on võimalik. Aitäh sulle siis teine grupp, sina, kes sa valisid selle hundiga käevõru. Nii, aga liigume edasi 3. valiku juurde. Ja täna siis on meil 3. valikuks selline kuukivi ning mäekristallikaihe. Väga ilus selline liblikaga siis käevõru. Liblikas tähistab transformatsiooni, muutust, avardumist, ka sellist õide puhkemist. Aga vaatame, mis räägivad sulle siinkohal tarokaardid selle suhtedünaamika kohta. Esimene kaart, mis välja tahab tulla, vihjab ebaaususele ja sellisele võib-olla hirmu kogemisele. Et mõõkade 7 on paraku jah sellise natukene kehvema alatooniga kaart, mis ütleb, et võib-olla see inimene on olnud natukene ebaaus. Samas see võib tähistada ka hirmu elu muutuste ees ja justkui hirmu millegist ilma jääda. Siin on ka väga selline ilus kuninganna, kelleks on siis karikate kuninganna. Tuleb siis läbi veeelement, milleks on vähk, skorpion, kalad. See naisterahvas on empaatiline, ta on sügav, ta on väga selline naiselik, intuitiivne, hea tajuja. See naine hoiab käes tegelikult seda armastuse karikat, mis on täidetud. Tema soov on justkui armastust jagada. Siin on see armastuse karikas, siin on tegelikult see lootusõis, justkui väga teadlik ning küps naisterahvas tuleb siit läbi selle karikate kuningannana. Ehk veeelemendi kuninganna tähistab ka siis sellist armastuse voogu ja võimalusi. Nii, sulle tuleb ka mõõdukuse kaart, mis võib öelda, et siin suhtedünaamikus on hetkel tervendus või tasakaalustamine. Et siin ühes karikas on nii-öelda see vesi, teises tuli, kõike parasjagu, et toimukski selline tervendus, balansseerimine. Siin võib olla mingit laadi konflikt üleval. Ehk siis sauade 5 räägib ka erimeelsusest, võib-olla ka sisemisest konfliktist, üks tõmbab ühelt poolt, teine tõmbab teiselt poolt, justkui selline näiliselt toimub selline köievedu. See võib olla seotud veel teisi inimesi. Mõõkade 7 muidugi võib vihjata ka armukadedusele või sellisele natukene sellisele kadedusele. Lihtsalt mainin ka selle ära, mis selles suhtedünaamikas praegu toimub. Ja siin võivad olla ka mingid vanad koormad või kohustused, mis justkui hetkel veel varjutavad seda suhet, et see armastus saaks nii-öelda vabalt voolata. Ehk siis sauade 10 räägib koormusest, kohustusest ja midagi on miskit veel justkui õlgadel, mis varjutab ja tekitab siis tõesti ka selle energeetilise raskuse või blokeeringu. Nii, üldjoontes on ikkagi siin ka selliseid positiivseid kaarte, mis räägivad siis tervendusest, tasakaalustamisest, armastuse voost, kuid samas on siin ka kaarte, mis räägivad ikkagi nendest blokeeringutest, mis võivad siin praegult olla väga jõuliselt üles kerkinud. Ehk siis meil oli see mõõkade 7, meil on siin siis ka sauade 5 ja ka sauade 10. Nii, aga vaatame siia siis juurde romantikahingutelt soovitust. Kas sellel suhtel on tuleviku perspektiiv? Kas sellel on arengut? Nii, aga 2 kaarti tahtsid tulla. Võtame mõlemad kaardid, analüüsime neid mõlemaid väga sügavuti. Kõigepealt siis siin on öeldud, et tema on õige. Ja sa oled juba kohanud oma romantilist nii-öelda partnerit, aga midagi on tõesti varjatud. Siin on justkui see maski taha peitumine või pugemine, mingid elemendist selles suhtes või suhtetasandis on peidetud. Siin võib olla mingit laadi saladusi. Siin võib olla ka varjatakse mingil põhjusel nagu tõelisi tundeid või mingit muud aspekti, aga kindlasti on hetkel blokiks see, et midagi on peidetud või varjatud. Siin ei ole nagu seda
nagu ausat kommunikatsiooni ja suhtlust võib-olla teil omavahel olnud. Nii, vaatame haljakaardid siia. Nii, ja need kaardid tulid siit ka hästi jõuliselt välja, milleks on siis unistuste täitumise kaart, vikerkaar on väljas. Et usu tõesti, et see naeratus tuleb taaskord huulile, siin on hästi oluline nagu uskuda oma unistustesse, oma soovidesse ja selles suhte dünaamikas on väga oluline ka siis selline armastuse keel füüsilise puudutuse näol, võib-olla selline helpuudutus tähendab väga palju käest kinnivõtmine, teineteise hoidmine, kallistus, mingit laadi selline emotsionaalne tasand, mis teil nagu loobki selle parema tunnetuse või koostöö omavahel. Kolmas grupp on natukene selline keerulisem. Ma võtan äkki mõned oraakli-kaardid, et täpsustada. Mis siin on siis varjatud või miks siin on selline maski kandmine? Soovitus ikkagi, et siin on, et see suhe võib õide puhkeda. Et nagu justkui hoolitseda selle suhte dünaamika eest nõnda viisi, et anda justkui siin see võimalus millegagi siis taaselustada. Siin võib tulla sellist nagu tähistamist, et siin on tegelikult 2 karikat, mis sümboliseerib ka siis nagu karikate 2 mulle, mis on siis tõesti sellise väga hea endaga kaart, on ju. Nii. Aga siin võib olla mingit laadi illusioone, ülemõtlemist, närveerimist, et ole nagu teadlik sellest, et siin on mingid võib-olla illusioonid üles kerkinud. Võimalik, et ka eraldatus on tegelikult vaid illusioon või midagi on siin. Aga siin soovitatakse ikkagi, et ära kiirusta takka, et siin midagi võib olla seotud selle ajastusega, et võib-olla õige inimene, aga võib-olla ei ole päris sobiv ajastus hetkel, et usalda, et asjad kulgeksid oma soodu, et elu toetab, elu kannab, kui on tegemist siis sinu inimesega, õige valikuga. Et kõigepealt täida iseennast, iseenda see armastuse karikas. Ja midagi veel sinu eest nii-öelda varjatakse tõesti. Armastus on pime. Midagi sa võib-olla oled siin kohal eiranud. Et kolmas grupp. Natukene sind kutsutakse üles ettevaatlikkusele. Natukene sul soovitatakse olla tõesti nagu valvas selle koha pealt, et tee see tugev taotlus, et siin oleks teil selline ausus ja et sa näeksid terviklikku tõde ja et tõesti, et need maskid või maskid võetaks maha. Mis on siin peidetud? Siin on tegelikult see uks avatud, on ju. See on avatud. Siin on see valgus, siin on see võimalus edasi minna, edasi liikuda, aga sa ei saa ka kiirustada selles olukorras, et mingi tõde justkui peab tulema päevavalgele ennem, kui sa saad edasi liikuda. Sellised on need sõnumid sulle. Sa ei saa edasi liikuda enne, kui sa ei tea seda täis tõde. Okei, vaatame inglitelt soovitust. Nii, inglitelt soovitust kaarti siia juurde. Okei, ja siit tulebki oota ja sind soosib soodne juhus, on ju. Et sa ei peagi hetkel tõesti kiirustama selles olukorras. Kui sa natukene näitad üles sellist kannatlikkust, natukene ootad, natukene siis ootad selles mõttes, et su inglid ei ütle sulle ei, kuid nad ütlevad ka sulle ikkagi siinkohal, et mitte veel. Mõnikord on taeval vaja natukene lisaaega,
et kõik detailid saaksid õigele kohale asetuda. See, mille kohta sa praegu selles suhtedünaamikas küsid, võib mõjutada teiste inimeste elu. Kõigi vajaduste täitmiseks on sellisel juhul vaja teha justkui lisaettevalmistusi. Ole kannatlik, siis saavad kõik kaasatud inimesed vastava kogemuse, mis on just neile mõeldud. Ja ma näen tegelikult seda, et tõesti siin tuleb see soodne juhus, soodne võimalus teil omavahel edasi minna. Sest sinu silmapiiril on ka väga kasulik areng ja edasiliikumine. Siin tuleb ilmselt mingit laadi uus taipamine. Ja sa otsid tegelikult neid muutuseid. Justkui selles mõttes, et oma ellu seda romantikat rohkem kutsuda. Et inglid tegelikult avavad sulle selle ukse ja sa saad sealt ikkagi õige pea siis sisse astuda. Et sinuni tuleb soodne juhus. Ja võtame haljakaardi ka 3. grupile. Ja selleks on siis sisemise lapse tervendus. Midagi veel vajab tervendamist. Justkui selline mängulisus, kergus, rõõm. Et hellita siinkohal oma sisemist last. Tee midagi väga sellist, siin on öeldud isegi tobedat või lõbusat. Kui ära unusta siinkohal siis ikkagi sellist ka turvatunnet või turvalisust. Ja siin on ka sellised affirmatsioonid nagu kasulikud, et sa ütled endale, et ma olen hoitud, ma olen armastatud, ma olen väärtustatud ja need loovadki sul ka sellise tõesti parema tasakaalu ja aitavad sul siis tervendada seda sisemist last. Et elu ei pea alati nii keeruline olema, et siin on võib-olla sellist nagu ülemõtlemist ja sinu sisemine laps vajab veel natukene tervendust ja rohkem sellist hellitamist. Nii need kaardid tahavad sulle öelda. Ja ma võtan siis 3. grupile ka iseenda kaartidest mõne sõnumi. Nii, väga ilus tegelikult sind kõlab see duaalsuspartnerlus mõlema kaardiga. Sinu sihikindlus viib sind suuremale pühendumisele armastus, peagi on oodata taasühinemist ja romantikat. Imelised hinged on alati omavahel telepaatiliselt ühendatud, tunneta seda läbi oma südame keskuse, tunne armastust selles hetkes. Siin on siis ka selline sügavamal tasandil mõistmine, isegi kui on eraldatust, kui on võib-olla teineteisest eemal oleks, siis väga sügav telepaatiline ühendus omavahel just südame tasandil. Siin on ilus paar, kes hoiab siis teineteisel käest kinni, vaatab teineteisele sügavuti silma ja silmad on hingepeegel. Ehk siis ma tajun seda, et siin ei saa lõpuks varjata mitte midagi, kui te vaatate teineteisele puhtalt ja sügavalt silma. Siis on need nii-öelda maskid maha võetud. Ja kui natukene kannatust, siis elu soosib selle soodsa võimaluse või soodsa juhuse näol. Seda ütlevad sulle inglid. Hetkel sulle siis ikkagi soovitus teha midagi enda jaoks, rohkem ennast poputada, ennast hellitada ning justkui tervendada ka endast seda sisemist last. Nii 3. grupp, selline oli siis soovitus selle suhtedünaamika valdkonnas, et siin on lootust, aga siin on ka natukene blokeeringuid hetkel, nii et sa pead kõigepealt need barjäärid ületama ja siis sa saad edasi minna. Ma loodan, et siin läheb kõik hästi ja teil on võimalus tegelikult koos siis luua. Nii, mina tänan kõiki, kes on tulnud siis minu kaardi ladumisi kuulama, vaatama siin YouTube'is ning kohtume teiega juba järgmistes videodes. Aitäh!